aasta 1997, kui ma hakkasin seda ÜFO asja ajama, olid hoopis teised ajad. Raha polnud mitte kellelgi, Jüri Mõisal võib-olla ainult. Võimalus oligi põhimõtteliselt hakata sponsorid otsima. Ja see oli kõike muud kui lõbus tegevus. Sest aeg oli teine, Eesti ettevõtteid ei olnud palju, kes oleks tahtnud toetada. Hakkasin omal käel siis otsima ettevõtted ja kontakte, et kust raha küsida, mõnest fondist, mõnest ettevõttest. Hakkasin pihta ja lõpetasin siis sellise kaustikuga, kus oli, ja see kaustik on mul veel tänaseni alles, circa 700 ettevõtet, kus ma siis kas kirjutasin või helistasin või tegin mõlemat. Veel pool kuud enne võimaliku äralendu ei olnud üldse kindel, et ma vahetuse aastal minna saan. Ma arvan, et lennujaamas juba olles oli ainult üks mõte, et ma saan väljamaale ja ma saan vahetusõpilaseks minna. Ja absoluutselt ei olnud mõtet peas, et kuidas seal hakkama saada, mis mind ees ootab. Mul oli lihtsalt üks suur selline õnnestumise, mõnes mõttes õnnestumise nii-öelda märk, et yes, I did it. Ja see, mis tuleb, seda ei teadnud ja ei mõelnud ka selle peale. Et selline kuidagi vabanemise tunne oli lennujaamas.